Nii, tervist. Kersti Türk kutsus mind siia ja hommikul, kui ma tal helistan, siis ta magas hambad laiali ja seal telefoni otsas, et tema on süüdi. Kuigi mind süüdistagi. Ja ma küsiks alguseks, et kas teil on mingid märksõnad, mis nendest päevadest teile nagu on kõlama jäänud? Mind see lihtsalt huvitab, mind ennast ei olnud kohal. Et ei pea pikalt nüüd rääkima, see on ka huvitav, aga et mis on teid kõnetanud nende päevade jooksul? Ei pea üldse lahtigi seletama, aga mingid sellised juhtmõtted või mõni märksõna, mis on nagu jäänud, et see on oluline praegusel ajal. Praegu ongi õige aeg. Jah, et alati just praegu ongi õige aeg. Seda aja motiivi ära tunda, aja vaimu. Et inimestel on julgus ette võtta asju, mis varem oli see, et riik paneb koole kinni ja mina ei saa midagi teha. Et siis on see hetk, et kus tundub, et ikka saame küll midagi teha, eriti kui koos teeme. Jah, ja neid võimalusi on ikka väga mitmeid. Et on mitmekesisus võimalik. Ei saa ainult ühtemoodi, ei ole võimalik isegi ühtemoodi teha. Tooks välja inimlikkuse teema, et paljud tahavad oma lastele inimlikku kasvukeskkonda, mis neid ei hävitaks, vaid toetaks neid. Ja see on nüüd ka toimumas. Et isegi tahaks, mitte ainult lastele. Isegi tahaks inimlikus kohas töötada, inimlikult suhelda. Väga hea, aga kui keegi tahab öelda, võib öelda, aga võime ka edasi minna selles ajas. Et siis ma pean ennast natukene tutvustama. Et ma olen seotud Tartu Valdorf gümnaasiumiga nüüd juba peaaegu 16 aastat. Et mul poeg on kooli lõpetanud, tütar läheb viimasesse klassi. Nii et ma olen käinud läbi kogu tee sellisest lihtsast lapsevanemast, sõdurist, kuni siis kooli juhatuseni välja ja kogenud siia õpetajate kolleegiumis olnud ja olen siiamaani, olen natuke ka õpetanud. Et ma olen nagu väga palju neid külgi näinud ja mind on kogu aeg huvitanud, et miks see asi ei tööta. Selle läbi on võimalik õppida. Siis kui kõik läheb kenasti, sellest ei õpi suurt mitte midagi. Sest see toimib nagu automaatselt, sa ei saa aru isegi, miks see toimib. Aga kuna neid hädasid ikka tuleb ette, siis ma olen nagu hakanud seda ise enda jaoks nagu lahti mõtestama. Aga siin ennem ütlesin, et siis eelmine aasta ma pidasin 3 loengut Rosma koolis Eesti Valdorf koolide õpetajatele kollegiaalsest juhtimisest. Ja siis selgus, et väga paljudel koolidel on sellega seoses sarnaseid küsimusi, sarnaseid probleeme, kriise. Ja tundub, et seal on midagi, mis kõnetab kõiki. Ja siis ma olen siis selle aasta jooksul käinud nendel teemadel rääkimas üle Eesti, põhiliselt need Valdorf koolides. Ja kuna mulle jäeti vabad käed, siis ma mõtlesin, et võiks rääkida nüüd mitte kogukondlikust haridusest, vaid hoopis teise nurga alt, et kool kui kogukond ehk kui me loome ühe kooli, et siis me ka loome uue kogukonna. Ja ma ei taha seda nüüd vastandada kuidagi, et see on hoopis mingi teine kogukond. Aga on täiesti selge, et kui me oleme kooli, siis sinna liitub inimesi, kes ei pruugi selle algse kogukonnaga üldse seotud olla. Uued lapsevanemad, lapsed, võib-olla õpetajad, võib-olla inimesed, kes sinna kooli tööle tulevad, kui see üldse on klassikalises mõttes kool. Aga sellest ma praegu lähtun. Ja kuidas seda üldse vaadata? Minu jaoks on nagu tänapäeva probleem see, et meil ei ole enam arengupilte ka hariduses. Et ka näiteks õppekavade puhul, et kuidas nüüd konkreetne õppeaine on seotud lapse arenguga. Ja ma usun, et neid pilte on nagu olemas. Aga kuidagi see ei klapi kokku. Miks pärast siis on nii palju hädasid? Ja milline võiks olla nüüd terve vaade koolile ja inimesele? Et kui me leiame õiged arengupildid, siis me leiame ka õige õpetusmeetodi. Ja kooli puhul on ka küsimus, et kas me võtame nüüd seda kui ühte sellist inimeste loodud konstruktsiooni, mingisugune mehhanism või süsteem ja see töötab või ei tööta, siis vahetame varuosad välja, töötab jälle. Või võiks kooli vaadata kui ühte elavat organismi. Minu senine kogemus lubab mul siiski teatava kindlusega tunnistada, et ta pigem meenutab elavat organismi. Ja vaataks, kas siis, mis on sellise elava organismi puhul need olulised tunnused ja kas seal võiks olla mingid ohtusid ka ja arengufaase. Kui me inimest vaatame, meil on üks väike laps, seal on väga selge, kasvab, areneb, seal on väga sügavad kriisid. Kellel teil on lapsi, siis teate kindlasti 3-aastase jõnnimise kriis näiteks.
Kuhugi ei pane tropid kõrva. Juhu ära kuulata, läheb üle. Siis tuleb 7. aastal hambavahetus, kooliminek. Puberteet on teine siuke äärmuslikult tugev kriis paljudel. Kus ka jälle võib kõrvatropid kõrva panna. Vahest ei tule ka, vahest on küsimus, kus sa selle puberteedi üldse üles leiad, kus ta tegutseb väga hästi. Ja samasugused kriisid on ka kõikidel koolidel ja kõikidel asutustel, mis tegutsevad siis võiks öelda ühiskonna selles sfääris, mis tegeleb kultuuri ja vaimueluga. Siia võib sisse võtta siis koolid, raviasutused, ravipedagoogilised koolid, kultuuriasutused, ka religioossed asutused. Kõik, mis oma sellise põhisubstantsi oma tegevuse aluseks leiavad, võiks nii-öelda kujutluselus. Nagu õpetamises toimub. Õpetaja võtab ühe juhtmotiivi ja valmistab selle ette tunni jauks või sellega lapsega kohtumiseks. Ja annab selle edasi. Ja kui sinna liitub midagi väga isiklikku, väga tundepärast, siis võib see ka väga kestva jälje lapsele jätta või noorele inimesele. Sama toimub ka kultuuris, ka kunstnikel. Neil on üks idee, mis nad panevad mingisse vormi. Ka ravis on see nii. Kui see on selline tõelises mõttes ravimine, et arst leiab sellele patsiendile selle õige antud puhul ravima, ma olen märginud küll mingite rohtudega, aga kas või õige mingisuguse võtte, kuidas aidata teda elada. Võib-olla isegi hea sõna leiab sellele patsiendile. Ka seal on vaja sellist teatavat intuitsiooni. Ja koolid selles sfääris tegutsevad. Ja ma nüüd võtaks selle aja ja prooviks anda mõned juhtpildid, et kuidas see võiks olla. Teatud universaalsed alused. Igal konkreetsel juhtumil on see asi väga unikaalne. Ja seda on kõik minu kogemused näidanud, et samad hädad, aga erinevas vormis. Ja ma teeksin seda selliselt pinnalt, et võrdleks siis ühte kooli ja ühte ettevõtet. Selle pinnalt on hea neid erinevusid välja tuua. Et kui me loome ühte kooli ja loome ühte ettevõtet, et millised on need erinevused arengus. Et võib-olla te olete ka siin mingi kooli loomisega parajasti seotud, ega ma ju ei tea, ma tunnen teid ka nii hästi. Ja ma ise ei ole ühegi kooli loomise juures olnud. Nii et selles suhtes ma pean natuke teoreetiliselt rääkima, ma ei ole seda otseselt sügavalt läbi elanud. Et tavaliselt on nii, et leidub ja me räägime nüüd koolist, mis on vanemate loodud. Et üks hulk vanemaid on seda tahtnud, et see ei ole mingi käsk ministeeriumist, et sellesse kohta, ma ei tea, kooli on vaja nüüd luua, lapsi on palju juurde tulnud, see luuakse ülevalt poolt käsukorras valmis struktuuri ja võib-olla juba direktoriga, vaid et ühed inimesed tahavad oma lastele selles kohas, selles kogukonnas anda haridust. Mis iganes see siis on. Minu puhul siis oleks see valdav haridus. Ma pean seda õigeks oma lastele ja arvan, et see on hea. Ja hulk inimesi. Et ei ole mitte ühte inimest. Ja nende kõigi sees elab üks idee. See sama idee, et minu lapsele on vaja just sellist haridust ja see kõnetab mind. Ütleme, et siis need on inimesed, nende sees elab üks idee. Nad on valmis seda ideed ellu viima. Kooli veel ei ole. See on selline tõeline algatusfaas. Tervist! Kui võtta seda inimeluga, siis võrreldes siis võiks öelda, et võib-olla see idee alles õljub elus, õhus, et meil on soov näiteks last saada, kui me räägime paari suhtest. Et selline tunne on, et midagi on tulemas. Ja alles sellel hetkel, kui me otsustame, et me tahame seda kooli luua, üks grupp inimesi otsustab, siis võiks öelda, et on see eostamise hetk, mis inimeste vahel toimub. Ja siis luuakse kool. Tavaliselt on see algus selline väga segane, meeleheitlikud pingutused, keegi ohverdab väga palju oma ajast, aga kõik on selle eesmärgi nimel valmis panustama väga palju. Sageli nõuta selle eest mingit raha, isegi ei mõelda selle raha peale, kõik teevad kõike, tegelevad juhtimisega, suhetega, otsivad õpetajaid, valivad neid, nii et funktsioonid on jaotamata. Ja kui seda nüüd võrrelda ühe taimepildiga, kui see kool nüüd on juba loodud, siis võiks, ma ei ole väga hea joonistaja, siis võiks seda võrrelda selliste idulehtedega. Kui te olete taime jälginud,
võib-olla olete kunagi käinud seal. Mina nii vana olen käinud TPL-is. Teate, mis see on? Mina olen ka käinud, ma olen ka nii vana. Töö ja viinalaager. Mäletan mina, no tegelikult oli töö ja puhkelaager. Õnneks mitte koonduslaager, aga tegelikult oli tore koht. Et kui te neid väikseid taime vaatate, siis nad sugugi sageli ei meenuta seda lõplikku taimelehe kuju. Ja nii on ka selle kooli initsiatiiviga. Algselt on ta üks selline kena, armas pulbitsev koht, kus võib-olla inimesi on veel vähe. Initsiatiiv on tohutult suur ja selline emotsioon, et seda ellu viia. Ja seda võikki siis nimetada ühe sellise rajatud kooli puhul idulehe faasiks. Ja nagu ma ütlesin tõesti, et sageli kõik teevad kõike. Et loodetavasti korraga ei tehta raamatupidamist paralleelselt, et muidu läheb asi käest ära. Aga ikka leitakse keegi, kes on valmis oma aega ohverdama. Mõni lapsevanem, kellel on vastavad oskused. Vahest võib mõni õpetaja võtab isegi selle enda kätte, kellel jääb aega üle. Et see oleks siis esimene faas. Tasapisi kool hakkab kasvama, tekivad esimesed klassid. Kui me räägime, võib-olla tekib neid korraga rohkem, see on otsuse küsimus. Ja vaataks nüüd kõrvale paralleelselt, et mis võiks olla siis ühe ettevõtte puhul see samane algatus, kui midagi toimub. Ja siin on žest hoopis teistsugune. Tavaliselt on üks või äärmisel juhul paar ettevõtjad, kes lepivad kokku. Ma näen, et kuskil maailmas on inimestel üks vajadus. Kuna ma olen metsamees, siis võib-olla äkki on küttepuid näiteks vaja. Ja ma otsustan, et mina oskan ja suudan seda teha, ma hakkan seda tootma. Ma joonistan selle siia kõrvale ja siis on siin alati keskel üks väga selge tuumik. Kui siin on selline, kuidas öelda, selline kõrvuti seisvate inimeste ring, siis ettevõtluse puhul enamasti alati üks inimene. Kui me räägime sellest töölisest otsast pihta alustavast ettevõttest. Ja ta siis palkab endale grupi kaastöötajaid, ta alustab ka üksinda tootmist, kui ta on nii osav ja tootmine ei ole suur. Aga kui vaja, siis ta leiab endale kaastöölised. Tal on võib-olla isiklik kapital, mida ta sinna paneb. Aga žest on tõesti teine. Tema see objekt, mida maailmas on inimestel vaja, asub väljaspool teda ennast. Idee on võib-olla, võiks öelda, teistes inimestes ja nende vajadustes. Ja tõesti ei ole sellist selget keskpunkti. Ja seda nüüd organisatsiooni juhtimist, seda on palju sellest kirjutatud ja see ei ole ilmselt võõrast, ta nimetaks siis pioneerifaasiks. Pioneer kui algataja. Ja see loomulik areng võib siis minna siis oma rada, võib-olla ettevõte kasvab, võib-olla mitte, paljud sellised ettevõtted surevad välja. See on suur hulk tegelikult nendest. Ja ühel hetkel toimub see hetk, kui on vaja siis hakata lisakapitali hankima või me enam ei tunne oma kliente. Algus on väike väga kena. Me tunnen kõik oma kliente, me oleme võib-olla isegi sõbrad oma klientidega, kes mu tooteid tarvitavad. Ja kui nüüd kahte pilti võrreldes ma lähen nüüd edasi-tagasi, ma jätkan selle majandusorganisatsiooniga. Siis tuleb see loomulik faas, kus tuleb hakata ülesandeid jagama. Ja selles ei ole mitte midagi halba. Tuleb keskenduda väga konkreetsete ülesannete täitmisele. On vaja suuremat professionaalsust tootmises, turunduses, disain, mis siia kõik liituvad ühes tootmisettevõttes. Neid on vaja võib-olla välja võtta ja kuskilt väljaspoolt sisse osta. Ja 100 aastat tagasi, siis esimese ilmasõja ajal hakkasid sellised pioneerifaasi väiksed ettevõtted ümber kujunema suuremateks ettevõtmisteks, mille tööd oli vaja siis efektiivselt korraldada. Ja seda siis toimus selline teadusliku ettevõtluse mudeli areng ja 2 printsiipi lisandusid siia. Esimene on tõhususe printsiip. Ma pean võimalikult väikse pingutusega tootma võimalikult palju. Hästi loogiline. Ja teiseks siis see bürokraatlik mudel, mis ka maailmasõdadega seotud on, et mul on vaja tõesti keskenduda mingile väga konkreetsele asjale, see peab olema väga täpselt paigas, et siin vahepeal mingisugust jama juhtuks. Kui on ikkagi vaja sõjamasinat varustada, teema läheb pedagoogikast väga kaugel, inimesed juba lahkuvad, et loodab mitte kõik. Et need 2 printsiipi on muutunud väga, kuidas ma ütlen, valitsevaks. Ja see sama printsiip tahab kuidagi loomulikult, me oleme sellega väga harjunud. Ka selline ülevalt alla võimusuhete mudel, et on mõnes mõttes mugav. Me teame, kus me mingis lõigus ise täpselt tegema peame. Meil on kindel tegevusala, kindel vastutus. Kui ma oma asja ära teen, siis ma pääsen sealt puhtalt.
saan oma palga kätte, võiks öelda, võib-olla isegi lähen kohtusse, võidan sellise vaidluse. Seesama mudel teatud mööndustega tahab kippuda ka siia meie kooli sisse tulema. Ja kas nüüd päris täpselt, aga siiski see kaasaegne riigikooli mudel on siiski selline ülevalt alla võimuhierarhia mudel. Ja ma ei taha kuidagi sugugi riigikoole halvustada, ma tunnen palju häid inimesi ja tean ka direktoreid mõningaid ja iseenesest ei ole halb, aga nüüd on küsimus, et mida see printsiip võiks inimestega teha. Et võib igasuguseid arengumudeleid kasutada. Ja siin siis võiks öelda, et siin on tõesti efektiivsus on ühe või kahe. Ma kogu aeg hästi näete, pool aritlane, nagu ma olen. Ma hoian neid ärkvel sellega ka. Kuidagi tulin välja. Et samas, kui me oleme õpetamises, siis te võite ise ette kujutada, mis juhtub, kui meid õpetataks väga efektiivselt. Siis me ei saa väga arvestada selle õpetatava objektiga või subjektiga, sõltub, kuidas me vaatame. Et huvitav on ikkagi see, kui meie ette tuleb üks inimene, kellel on maailmast midagi meile väga omapärast ja isiklikku edasi anda. Aga see õpetaja, kes selle isikliku vaeva on näinud ja selle materjali läbi töötanud just sellele klassile, nendele õpilastele, on tegelikult teinud väga ebaefektiivset tööd. Ta on teinud ühe suure pingutuse, mis ei ole üldse efektiivne. Ja nüüd selline ütlemine, et siin vaimuelusfääris ma peaksin valmistama 120%, et kunagi anda 50% ühel hetkel. Ja ma ei tea, millised need 50% on. Seda ei saa ette ennustada. See sõltub olukorrast, situatsioonist, mis seal klassis parajasti juhtumas on, mõnest konkreetsest õpilasest, mõnest koolisündmusest. Nii et huvitavad ja head on need õpetajad, kellel on alati rohkem kaasas, kui neil täpselt selleks hetkeks vaja. Ja ei saa öelda, et see, mis on üle ette valmistatud nii-öelda, see 120%, 70% jääb siis ju kasutamata. See töötab tegelikult kaasa. See annab sellele mingisuguse tõmbe sellele õpetamisele. Ja ei saa öelda, et see on kuidagi kasutu olnud. Aga see tähendab seda, et see printsiip, mis peaks valitsema õpetamise puhul pedagoogikas, on loovus. Mul on seal teatud vabadus. Ma võtan tõesti selle materjali ette, mida ma nüüd pean õpetama. Loomulikult on kokkulepped, me ei saa öelda, et me õpetame täiesti suvaliselt. On teatud nõudmised, mis on riigi poolt ja teistpidi on ka loomulikult lapse arenguvajadused, kui need saab kokku viia, on veel eriti hea. Et sellel hetkel ühte teemat selles klassis käsitleda. Ja nüüd õpetaja leiab loovalt selle meetodi ja töötab selle materjali enda jaoks läbi. Me ei taha siia nüanssidesse minna, see on alati oht, et kui me seda aastaid teeme, et kuidas ennast värskena hoida ja nii edasi. Aga see on nagu kõrvalteema. Ja siis võib küsida, et milline võiks siis olla selle asutuse või kooli organisatsiooniline ülesehitus, et see toetaks seda. Et see ei läheks selliseks väga efektiivseks ja teatud mõttes bürokraatlikuks. Ma olen palju lugenud, ma nüüd ise selle riigikooliga nii seotud ei ole, seda bürokraatiat on nii palju, et jõua ära teha. Ja mis on kõik kohustuslik. Et sellel ettevõtluse mudeli häda on see, et ta tahab kontrollida tulemust, et tulemus oleks hästi kontrollitav. Ei saa seda pahaks panna. Ettevõtluses selle anonüümse turu puhul on see vajalik. Et asi toimuks õlitatud nagu masinavärk. Aga kooli puhul tekib see häda, et kui te sellises süsteemis sees olete, siis on teil tegelikult kasulik olla mugav. Ma olen ise töötanud riigiasutustes ja ma tean, et kaamera käib. Et mingil hetkel, kui sinu tegevust väga tugevalt hakatakse normeerima ja väga palju aega läheb nii-öelda tagasiside andmisele ja hindamisele, et mingil hetkel sinu loovad võimed või loovad nii-öelda tahtmised ka muutuvad väiksemaks. Midagi ei ole teha. Mida rohkem asi on kontrollitud, seda vähem loomingulisust sul on. Ja kuskil on see tasakaal. Me ei saa ka öelda, et me tahaks, et riik seal väga loovat mingite asjadega ringi käiks. Siis see ka ei oleks õige. Aga kooli puhul on see suur küsimus. Ja siis üks mudel, mida nüüd palju on Waldorfkoolides rakendatud ja see on alati otsuse küsimus, kas sellest lähtuda või mitte. Siin ei ole mingit sellist öelda, et see on õige mudel. Kuigi ma usun väga, et see on väga kohane mudel.
eriti sellistele koolidele, mida kogukonnad peavad või need hariduskogukonnad, kus inimesed on nagu ise aktiivsed. Siis, et vältida sellist vertikaalset võimuhierarhiat, kool on juba piisavalt kasvanud, siis peaks hoidma selle struktuuri sellise tasapinnalisena, horisontaalsena. Suht inetu joonis. Tahvli peale tuleb alati ilusamini millegi siin näidata. Et me jaotame ülesanded ära. Selge see, kui kool kasvab, me ei saa enam kõike teha. Juba õpetajad teatud hetkel ei saa enam kogu seda haldusvastutust enda peale võtta. Peavad keskenduma rohkem pedagoogikale. Võetakse tööle võib-olla inimesed, kes spetsialiseeruvad, näiteks osalise koormusega raamatupidaja või sekretär või on siis osalise koormusega juhataja, kui kool läheb päris suureks, võib-olla on täiskohaga juhataja. Kõik see sõltub otsustest ja valikutest. Aga on hulk ülesandeid, mis tuleb ära jagada. Osad meist on loomulikult puhtalt pedagoogilised. Ja selle eest võiks vastutada siis see õpetajate kolleegium. Oleks hea, kui ta vastutaks. Kui keegi teine vastutaks pedagoogika eest. No ma ei tea, majandusjuhataja. Või üksikisikuna direktor. Ma ei ütle, et direktori süsteemi kohta mitte midagi halba. Kui on valgustatud monarh, on kõik suurepärane. Aga alati on selle järjepidavuse küsimus, et kes on järgmine. Ja mis siis juhtub. Ja senikaua, kui seda asja suudatakse kontrolli alla, võib ka see kõik toimida. Aga sellise struktuuri puhul oleks siis oluline, et inimesed, kes koolis töötavad, seoks ennast ka selle kooli pidamisega. Mitte nüüd see, et ma tulen kooli, ma teen ainult oma väga pisikest lõiku. Tulen oma tundide ajaks õpetajana kooli ja kohe lahkun selle. Vaid see, et ma elaks koolielule kaasa. Ma oleks teadlik, mis koolis toimub. Ka nende majanduse juhtimisotsuste üle. Ma ei pea alati kõike otsustama. Ma olen kursis, mis selle kooliga saab. Kuidas see elu edasi läheb. Ja see on ääretult oluline. Et selle kooli südameks üldiselt siiski võib niimoodi pidada ja ma arvan, see vastuvõetav idee on see õpetajate kolleegium. Õpetajate kolleegide ring. Ja siis on hulk erinevaid töögruppe, kus võivad olla need samad inimesed. Töögruppe või mandaatgruppe, nagu neid nimetatakse kirjanduses, võib olla tõesti väga erinevaid. No, tihti näiteks moodustatakse eraldi grupp, kui on juba suurem kool uute õpilaste vastuvõtmiseks. See on täiesti eraldi töö ja meil Tartu Valdorf Gümnaasiumis on juba 2 paralleeli, siis see on väga suur ajakulu. Et kõiki neid lapsi vaadelda, vanematega vestelda. Et õpetajad mingitel kevadistel kuudel on väga hõivatud, kui juba pea 50-60 lapsega peab tegelema. Siin võib olla eraldi, see ongi põhimõtteliselt võiks öelda siis selline kaadrigrupp või personaligrupp. Võib olla, kui vajadus moodustada näiteks õppekava tööjaotusgrupid. Eriti nendel aegadel, kui on ka koolitusluba vaja taotleda uuesti see õppekava vastavaks viia riiklike nõuetega. Aga on ka sellised väga praktilisi töörühmi, näiteks majandusküsimuste jaoks. Või finantsgrupp, kui kool juba suurem on, raamatupidamine on suurem, siis tuleb seda finantsplaneerimist teha. Seal on alati küsimus, et kas siis nagu palgata nagu professionaalselt abi või ise teha. Mul on isegi mingi selline kombinatsioon nagu kõige parem. Ideaal oleks see, et meil vanemate hulgas on mõni vastavate pädevate ja oskustega inimene, kes tuleb ja osaleb selles töös. Aga oluline siis oleks, et me tõesti oleksime, kui me kuskil grupis oleme, et me siis osaleksime ka ühes teises grupis, et see asi oleks omavahel seotud. Et me ei kaotaks side selle koolis toimuvaga. Et me ei saa kõiges osaleda, neid jooni võib siin jäädagi joonistama, aga et oleks elav side ja see struktuur oleks lame. Ja siis, et säilib see loovuse printsiip, et need inimesed, kes seal klassi ees on, et neil oleks võimalus ja ka vabadus, et ka õppekava ei oleks nii üle kuhjatud ja nii detailne, et neil on vaba ruumi seal tegutseda. Jälle ma ei ütle, et see peaks olema mingi meeletu vabadus, et ma segi läbi, mis mul pähe tuleb õpetama. Keegi ei võta ära meilt vastutust nende laste eest ja nende edasise elukäigu eest. Ma pean arvestama sellega, et neil on võib-olla vaja minna edasi õppima. Ja nad ei saa kuskil nagu isoleeritud maailma jääda, nii et ei maksa selles juures peljata, et õpetajad seda vabadust siin tohutult kurjasti kasutavad. Enamasti see nii ei ole, siis on mingi väga erakordne juhtum, kui keegi siin mingit täiesti segadust korraldab ja väikestele lastele mingit
suuremate laste asja õpetama hakkab või noh, erinevaid juhtumeid võib olla. Aga üldiselt on see asi kontrolli all ja siin on teatavad nõuded ka riigi poolt. Iseküsimus nüüd on, et kuidas me need enda hariduslikud ideaalid saame sinna ära paigutada, et mõlemad pooled oleksid rahul olevad. See on üks suur kompromisside kunst. Ja siis toimub üks kasvamine. Klassi tuleb juurde, lapsi tuleb juurde, õpetajaid tuleb juurde, vanemaid tuleb juurde. Ja kui see kool on juba seal, kuskil seal üle 100 lapse või siis on tegelikult see kogukond juba väga suur. Kui hakata mõtlema, kui palju on sellega seotud vanemaid, vanevanemaid, sõpru, kõik, kes sellega kuidagi seotud on või kaasa elavad. Ja seda faasi võibki nimetada kasvamise faasiks. Et nüüd sellele esialgsetele idulehtedele tekivad lehed, varg, asi muutub suuremaks, võtab oma sellise lõpliku kuju, nagu me ühte taime tavaliselt ette kujutame. Ja mis on sellele faasile nagu iseloomulik? Vaatamata sellele loovusele on siiski see, et me keskendume teatud määral mingitele teemadele. Õpetaja loomulikult oma õpetamisele. Minu õpilased, minu klass, see on mingis mõttes kõige tähtsam. Et kui meil algselt oli see vaade väljapoole selle suure idee poole, nüüd teatud mõttes me näoga pöörame selle, kuidas seda praktikas ellu viia. Näoga maa poole mõnes mõttes, siis taeva poolt vaadata. Ja tõesti, teatud isoleerumine, see võib olla sageli seotud ka personaalsete konfliktidega. Ei maksa arvata, et ühes sellises kogukonna poolt loodud koolis mingisugust konflikte või hädasid ei oleks, eriti siin algfaasis võivad need eriti tugevad olla. Kui inimesi on vähe, see on tegelikult probleem. Kui väga vähe inimesi on tugevad isiksused, siis mõnikord võib-olla ei õnnestu, kui see idee selles kohas sellisena ellu viib. Ka siin on need samad hädad, et ega siis need inimesed kuhugi ei kao. Ja kui see keskendatus on nagu oma asjale, see minu klass, minu tegevus, et siis ikka on sellised kokkupõrked. Ja seda siis võib tõesti nimetada kasvufaasiks või kasvamisfaasiks. Ja seda siis nimetatakse organisatsiooni juhtimises majandusettevõtete puhul diferentseerumisfaasiks. Asjad saavad oma paika, jagatakse väga täpselt ära, kindlad ülesanded, ülevalt tulev eesmärk ja selle kontroll. Mida võiks veel siia juurde öelda, et kui siin on autoriteet või võim on ülevalt alla, siis sellises keskkonnas on võimalik tunnustushierarhia. Ei saa muidugi öelda, et me mõtleme, et see inimene võiks olla hea matemaatik, et me määrame matemaatikat õpetama. Nii päris see ei ole, aga siiski on hulga ülesandeid, näiteks kui meil on pidude grupp, kõlab naljakalt. Valdorfkoolis on nende pühade tähistamine ja pidude korraldamine väga olulisel kohal. Et kuidas toolid saali saavad, et oleks korralik eeskava, et kõik oleks õigel ajal teavitatud, kohale kutsutud, saal oleks dekoreeritud, see on tegelikult väga palju tööd. Selleks võib olla näiteks üks grupp selles tegevuses. Ja neid gruppe siis luuakse või lastakse neid jälle võib-olla minema mingil arengumomendil siis vastavalt ühisele kokkuleppele. See oleks väga mõistlik. Aga siiski, nagu siingi oli efektiivsuse puhul, et mingil hetkel siiski need loovad jõud hakkavad vähenema ja siin on ka see keskendumine ühele oma kitsale eesmärgile, minuga seotud tegevustele, viib mõlemal poolel teatud sellisele soovile inimlikkuse järele, mida te siin juba nimetasite. Et ma tahaksin, et need suhted, kas nüüd selle asutuse sees või asutusest väljapoole või minu isiklikud suhted, et nad oleksid inimlikul pinnal. Ja mõlemad vormid teatud määral siiski seda nagu kitsendavad. Ja siis võib saabuda järgmine faas, kui selleks on teatud tingimused loodud ja oma senine olukord läbi mõtestatud. Ja ma nüüd tulen tagasi jälle selle ettevõtte juurde, ühe majandusettevõtte juurde. Mis siis tavaliselt juhtub on see, et pööratakse nägu taas turu poole. Millised olid need minu tarbija tegelikud vajadused? Kes on üldse minu tarbijad, minu toote tarbijad või teenuse tarbijad? Ma pean uuesti täiesti läbi mõtlema, kuidas minu asutus on selle tarbijaga seotud. Ja kas need tooted on üldse õiged, mis sellel inimesel vaja on. Ja siis kaob selline, või võib teadlikult kaduda ära selline mudel, mis on selline väga jäigalt hierarhiline.
ja moodustatakse vorme, mis selle ei ole nii jäigalt dirigeerivaid, vaid vastutusi rohkem jagatakse ja vastutusalad teatud määral hakkavad ka kattuma. Nii et ei ole enam nii, et igaüks on oma väikses kastis. Seda siis nimetatakse integratsioonifaasiks, kui see asi muutub jälle tervikuks. Aga oluline muutus oli see, et ma vaatan näoga uuesti oma tarbijate poole. Mis on nende tegelikult vajadused? Mitte ei lähtu sellest, et kuidas oma asja siin väga efektiivselt töös hoida, nagu oli eelmises faasis. Seda on väga teadlikult tehtud, kui eesti keeles peaks ka olema see raamatuilmad masin, mis muutis maailma. Vist on Toyota korporatsiooni põhjal, seda nimetatakse siis lean management ehk timmitud ettevõtte juhtimine tähendab eesti keeles. Ja neid näiteid on veel, et sellega on väga tõsiselt tegeletud. Ja võiks öelda, et mõnes mõttes on see nagu sellise tarkuse rakendamine juhtimisse. See on elukogemused, mis me oleme saanud. Ja pöörame näoga maailma poole, et see võiks meid juhtida. Siis ühe kooli puhul on küsimus, et mis siis kuhu siin võiks nagu edasi minna selle juhtimisstruktuuri poolest. Ja iseenesest oleks nagu kõik paigas, meil on olemas töögrupid, seal on teatud välja kujunenud rollid, inimesed vahetuvad, me saame sellega hakkama, see võib olla pedagoogiliselt väga hästi kõik toimid, lapsed tahavad kooli tulla, vanemad tahavad kooli juures olla ja ka majanduslikult on kõik okei, vanemad on valmis ka lisapanustama sinna, meil on võib-olla juba koolimaja olemas. Et kui mõelda siis taime peale ja kui ta on juba kasvanud sellisest väiksest idust suureks taimeks, siis ühel hetkel toimub seal üks täielik muutus. Kui keegi on jälginud õisi, siis need esimesed õielehed on enamasti tupplehed, seal on muundunud tavalised lehed. Ja õis ise siis nende kroonlehtedega, seal on juba täielik muundus, seal on muutunud värv ja sinna lisandub siis see õielõhn. Et mingi täielik muundumine selleks, et taim saaks uut vilja kanda. Ja sama peaks mõnes mõttes toimuma ka selle kooli elukorralduse sees. Ja millele võiks see põhineda? Et kui me siin selles faasis rääkisime isiklikust loovusest, et õpetaja oleks loov, võib-olla ka lapsevanem, lapsed saaksid seal loovalt tegutseda ja õppida. Kusjuures loovusi tähenda alati seda, et see peaks kuidagi õudselt kerge olema. Tema sageli kohtal on ka see, et kõik peab elus juba kerge olema, kuidagi üle mänguline. Et suur hulk õppimist põhineb harjutamisele, mis on sama tegevuse korduv läbiviimine. Aga alati on küsimus, et kuidas seda teha ja kas see on kohane, kas see on piisav ja kohane pingutus lapsele. Et see on selline kaalumise koht igale pedagoogile, seal ei ole jälle mingit universaalset retsepti. Aga ühel hetkel, kui me ka oma sellist sisemist arenguteed käime, siis me võime muutuda ümbruskonna suhtes, meie kaasinimese suhtes piisavalt nagu avatuks. Et meil jätkub tegelikult jõudu, et need oma tahtmised teatud mõttes nagu kõrvale hoida või maha suruda ei tahaks öelda, see ei kõla hästi. Hetkeks kõrvale panna heas mõttes ja vaadata, kuidas teiste inimeste loovus, mida see maailma toob. Ja see hakkab meid üksteist inspireerima. Nii et teatud mõttes me pöörame tagasi jälle selle näoga idee poole, nii nagu siin ettevõtte puhul pöörati nägu tagasi maailma poole, turu poole, inimeste poole, kellel on mingid vajadused. Siin me jälle näeme läbi teiste inimeste kogema seda ideed. Ja see mõjub ka meile väga inspireerivalt. See tähendab, et me saame aru, mis on teiste inimeste, kas kaasõpetajate, õpilaste tegelikud vajadused. Ja seda saab teha ainult sotsiaalses kontekstis. Me ei saa seda teha üksinda, teiste inimeste eest mõelda, mis on õige. Ja siis võib-olla ühel hetkel toimub see nii-öelda õitsemine, kus me oleme kaasin inimestena ühes ringis. Ja see suur idee läbi teiste peegeldub meis. Need on sellised terminid, mis ei ole väga sellised kohased peegeldumine. Aga siiski. Ja selles keskmises kohas, mis koolis võib olla, selle laps, võib olla ka klass või terve kool. Ja need on need hetked, kui see kool hakkab mõjuma ka väljapoole.
et ta muutub teatud mõttes nagu selliseks kultuurisaareks. Et see, kui ta suudab tõeliselt nende ajavajadustele vastu tulla, pakkuda kohast haridust, mis tõesti kohale jõuab ja see mõjub lastele hästi. Ja on näha, et lapsed tahavad sinna kooli tulla ja vanemad toivad seda ka ära täiesti intuitiivselt. Et siis võiks öelda, et meil sellistel hetkedel see taim õitseb, tekib siia üks õis. Aga õitsemine on väga lühike protsess enamasti. Kodus kaktus õitses just ühe päeva. Jälle enda aasta otsa ootab. Nii on ka koolis, et see on selline tohutu pingutus ja jälle nagu tagasi langemine. Et see ei ole nii, et me oleme selle saavutanud, nüüd me kogu aeg õitseme. Kõlaks ka ilusalt. Nii see tegelikult seda ei näita. Aga see on võimalik ja selle kallal võib töötada. Aga see on selline teatud pingutus, kus inimesed ise peavad enda kallal tööd tegema, isikliku arengutööd ja olema avatud siis ka teistele inimestele. Kui ma rääkinud olen, siis sageli on see küsimus, et kas ei saaks kohe siia hüpata. Võib ju mõelda, et miks ei ole, ahvatlus on suur. Ja kindlasti selliseid hetki ka juhtub, aga need ei ole sellise, kuidas ma ütlen, nagu arengulise tulemusena, vaid pigem, et mingid head jõud on meid kandnud ja midagi on väga hästi toimunud. Võib-olla siin esimeses faasis juba suurepäraseid asju sünnib ja haarab väga tugevasti kaasa, võib-olla mõjutab ka meie kogukonda ja laiemalt ümberringi inimesi, kes meie läheduses või elavad. Aga siin on see selline teadliku töö tulemus juba. Nii et see on selline suur arenguline eesmärk. Ja võiks ju mõelda, et kui me oleme väikesed lapsed, et me vahest unistame olla täiskasvanud. Aga me ei saa seda olla. Et selle faasi me peame läbi käima, see võib olla lühem või pikem, siia võib ka päris pikalt jääda, kui see kool on väike näiteks teatud oma spetsiifiliste hädadega. Ja kui see kool väga kiiresti kasvab, siis jõutakse järgmisse faasi. Võib-olla väga kiiresti, aga need algsed nii-öelda lastehaigused on läbi põdemata ja need tulevad hiljem. Et selline mõistlik tasakaalukas areng koos kõigi vajalike haiguste läbipõdemisega, normaalsete kriisidega on ääretult vajalik. Ja mul ei olnud head näidet selle kohta, et mis siis nagu on õige või vale. Et siin ei taha silmad öelda, et üks asi on õige ja teine asi on vale. Kui nagu arengu kohta mõtlema, siis ma mõtlesin, et vale on siis midagi sellist, mis on nagu valel kohal ja vales ajas. Kui me mõtleme näiteks ühele imetavale emale, kellel on sülelaps, siis see pilt on ilus ja see on õige ja see on tõene. Aga kui me mõtleksime, et selle sülelapse asemel oleks üks minusugune keskealine mees, siis see ei ole enam tõene ja see ei ole õige. Õudne pilt. Ei taha seda isegi ette võetud. Ja see on hästi äärmuslik ja vabandan kõiki, kellel on väikseid lapsi, ma sellise pildi tõin. Et jah, et peenelt ära tunda ja mis on ka pedagoogika juhus ääretult oluline, et me teeme mingeid asju, mingeid aineid õpetama õigel moel. See on nagu väga oluline. Ja seal on teatud universaalsed seaduspärad, pluss siis nagu need konkreetsed lapsed, kelle puhul vahel peab midagi erinevat tegema. Et mõlemad pooled on olemas, selline universaalne liin, kõik me läheme läbi selle hambavahetuse puberteedi näiteks väliselt. Mingid muutused toimuvad ka meie hinges, mis on tegelikult samasugused, aga sellest räägitakse palju vähem ja sellest ka teatakse palju vähem. Ja nüüd sellise pildi puhul, nagu mina andsin, võiks oletada, et ka siin on sellised universaalsed muutused, mida peab läbima, et siia õitsemiseni jõuda. Kuidas nad konkreetsel juhul toimuvad, on tõesti, nagu ma ütlesin, väga erinevad. Aga minu kogemus näitab, et see skeem, kui see on teadlik valik, siis see võib töötada. Ja see ei juhtu iseenesest, et üks asutus läheb niimoodi normaalselt areneb siia välja. Et need on uued inimeste koosluste vormid, mis tuleb ise teadlikult üles ehitada ja see on selle asja nagu raske punkt. Et me ei saa loota, et nagu hakkaks pihta ja siis kõik toimub. Et sellise mudeli valimine on väga lihtne tee. Ja see on ennast ammu välja töötatud, toimiv. Küsimus on, kas see meid rahuldab. Nii, kas selle kohta on küsimusi? Ei pea otseselt nagu diskuteerima, sest ma mõtlen, et te võite seda võtta lihtsalt kui ühe pildina, võite elus kontrollida, kas see on tõene või mitte. Aga kui midagi aru saamatuks, et siis ma võin nüüd rääkida.
siia võib lisada, et nagu ettevõtte arengus on veel üks faas, mida on uuritud ja mis on nagu tekkimas. On ühel hetkel, kui ettevõte hakkab ennast tajuma sellise ökosüsteemi osana, et üks ettevõte on seotud maailmaga. Teda ei huvita ainult see minu ettevõte, aga teda huvitab näiteks, et mis saab minu tootmisjääkidega, et ma maailma ei hävitaks nii-öelda, et minu tegevus ei kahjustaks teisi. Ja siis tekivad sellised võrgustikud ettevõtetest ja nendest on esimesi märke siin, et rääkida ausast kaubandusest ja mis need kõik need on, et kõik selles ahelas saaksid väärika tasu näiteks ja et kogu see tootmistsükkel oleks sellise nullmõjuga, et meie oma keskkond ei muutuks pärast meie tootmist kehvemaks, kui ta ennem oli. Et see on tasapisi kujunemas, ehkki veel mitte võib-olla väga niimoodi teadlikult, et juhtimise skeemi mõttes, aga see on väga tugevalt sisse tulemas. Nii et siin on üks uus faas, mida siis ettevõtete puhul nimetatakse assotsiatiivseks faasiks. Et moodustuvad sellised tõesti nagu väiksed ökosüsteemid looduse mõttes. Mina olen siiamaani kuulnud ainult sinnamaani, kus selle ettevõtte puhul tekib nagu see efektiivsusfaas, siis näiteks keegi ei ole rahul ja siis ta loob uue ettevõtte. Ja siis kordub nagu kõik see sama protsess, et isegi kirikutes on ju samamoodi, et kui see organisatsioon kasvab ikkagi nagu piisavalt suureks, et ta alustab väikse. Kirikulõhe. Ja just, et siis on nagu ja siis tekib nagu uus, mida siis teised peavad sektiks, kui ta jälle natukene kasvab, siis tekib ka mingi nagu selline hierarhiline struktuur seal, mis on nagu asjade loomulik asi, mille vastu algus on oldud ja kõik ikkagi nagu kordub ja kogu aeg kordub. Siia isegi joone vahele tõmmata, et kui me seda oma tegevust uuesti läbi ei mõtesta, oma nagu maailmavaadet ei muuda, siis me peame uue organisatsiooni tegema. Et midagi ei ole teha. Et see on teatud mõttes mentaliteedi muutus, mis peab toimuma inimestes. Jah, et siit on võimalused edasi, et selle kohta on väga korralikku nii teaduskirjandust kui sellist populaarteaduslikku kirjandust lugeda ja see ei ole, seda on praktikas päris palju rakendatud, et see ei ole midagi uut ja ma kujutan ette, et mingil kujul ka need kaasaegsed väga vinged organisatsioonid nagu Google ja mis on kirjeldatud toimivad teatud mõttes samade printsiipide alusel, juba väiksed sellised autonoomsed üksused, millel on teatud oma vastutus ja need väga meenutavad need kirjeldused, seda faasi siin. Aga koolide puhul tavaliselt meil sellist arengupilti nagu üldse ei ole. See on minu meelest üks nagu suur häda. Et me siiski valime nendest olemasolevatest nii-öelda ettevõtlusele sobivatest juhtimisskeemidest täiesti intuitiivselt, sest need on meile tuttavad. Et me otsime kas A tugevat juhti või B halvemal juhul siis läheb see asi täiesti demokraatiaks. Et kõik tahavad valitseda ja see ka tavaliselt ei lõpe hästi. Või on siis mingisugune kombinatsioon seal vahel. Tihti lõpeb see sellega suuremate ettevõtete puhul, et tuleb nii-öelda väljast poolt sisse osta juhtimist. Et see ei kasva nagu seest välja oma ettevõtte seest. Et tuleb võtta endale ennast kuskil tõostanud tugev juht. See on üsna tavaline mudel. Ja kellel on mingid tõesti sellised oskused, kas inimeste juhtimisoskused ja ressursside juhtimisoskused, et ta viib ilmselt seda ettevõtet mingi aja veel edasi. Aga kas nagu arenguliselt midagi muutub, on ise küsimus. Võib-olla muutub. Oleneb väga palju sellest juhist. Et ettevõtluses siiski jääb see väga palju nii-öelda vähemalt siiamaani ühe ettevõtja otsustada, ettevõtja otsus on see peamine. Aga kooli puhul võiks see jääda kooliga seotud inimeste otsuseks, siis on see terve ja siis on see võimalik, et ta areneb ühel hetkel siia. Ja seda ma olen ka oma arvates näinud. Sellest küsida, et kuidas sulle tundub, millises faasis on Tartu Valdorf gümnaasium? Selgelt selles kasvufaasis, et ülesanded on... Kas te olete õitsenud? Jah, aga ikka, see mõtlesin, et seda juhtub ju muidu ka niimoodi, kuidas me pool juhus spontaanselt. Aga ma arvan, et siin on selged märgid selle kohta, et me oleme selles kasvufaasis lihtsalt füüsiliselt, meil tuleb palju lapsi juurde. Ülesannete jaotamine, tihti me peame vastu võtma selliseid, juba reegleid, mida ei jõua alati läbi rääkida. Ja see on see hetk, mis teatud mõttes seda inimlikkust nagu kahandab, et meil on nii palju inimesi juba, et sa ei saa kõigiga kõike läbi rääkida.
ja see loomulikult tekib selle suuruse juures, et siis on see arusaamise küsimus, et kuidas me neid ülesandeid jagame. Või et kas sellele mudelile selline õpilaste arv üldse sobib? Jah, et see on üks suur dilemma, et ühest küljest, et ära elada peaks kool olema suurem ja ühest hetkest me peame kõik uuesti ümber mõtlema, et meie suhted muutuvad koolis täielikult. Tekib nii palju õpetajaid ühes hetkel nagu suuremates koolides on, kes üksteist enam ei tunne, meil veel tunnevad. Aga ma olen näinud, kui on mingi 800 õpetajaga kool, siis tekivad õpetajad, kes tegelikult üksteist ei tunne, nad on näinud üksteist, aga ja siis peab suhtlemismudeli täiesti läbi mõtlema. See on ka võimalik, suur kool on ka võimalik. Ja see on valikute küsimus. Lihtsalt siin on ka palju praktilisi aspekte, et teatud laste arve puhul on näiteks ära majandada väga keeruline, et õpetaja saaks palka, millega ta saab ära elada. Ja seal ei ole mingisuguseid kindlaid reegleid, et see on siiski nende inimeste kokkulepe. Muidugi, kui on riiklik finantseerimis, on seal teised reeglid, et seal on teatud määrad, mida riigilt saab, aga väikeste koolide puhul peavad siiski vanem panustama, see on selge. Mul tuli natuke teistsugune mõte vahepeal, et see on see alaline kasvu idee, et nagu see majanduskasv, et kus nagu kogu aeg tahaks nagu rohkem toota, sest siis ma olen edukam ja kui igaüks nii mõtleb, siis et kuidas, sest see ei ole jätkusuutlik. Ja mingis mõttes ma hakkasin mõtlema, et see hariduses võib ju ka olla nagu sedapidi, et me tahaks lastele üha rohkem õpetada, et need nagu justkui peavad nagu kõik, mis nagu, kuhu nagu teadus on vähegi jõudnud, just kui tuleks nagu võimalikult ruttu neile või päris võimalikult ruttu, aga mingiks ajaks ikka hästi palju nagu erinevat informatsiooni justkui pakkuma, et kus maal siin nagu tajuda ära, et kus me oleme ja mis on jätkusuutlik nagu hariduse mõttes. Me läheme muidugi pedagoogika peale, mina ei ole pedagoogika ekspert. Ma ei julge nagu enda seisukohalt rääkida, et ma ei esinda siin ei koole ega kedagi teist. Et ütleme nii, et lapse arengus on ka väga erinevad põhimotiivid tema erinevas eluigades. Kui üks väike laps on selline tõeline matkija, kes maailmas elab, on täielikult seal sees. Siis juba selline 10-12 aastane laps, kes tahab juba maailmast nagu hakata aru saama. Tahab maailmas hakata nimesid andma, definitsioone, süsteeme looma. Üks selline suurem üleastme õpilane on juba täielikult iseseisev mõtleja. Ja mida haridus peaks andma, iga õppeaine eraldi on küsimus, kuidas ta mõjutab ühe lapse mõtlemist, tundmist ja tahtmist või tahet. Kas need impulsid, mis õpetusest ja kasvatusest tulevad, me kogu aeg räägime õpetamist ja kasvatamisest peab üldse enam mitte. Selle jaoks on eri spetsialistid, et sotsiaaltöötajad ja juhul mitte vanglaametnikud. Et siis, kui kasvatusaspekt kaob nagu koolist nagu ära või muutub nagu kõrvaliseks asjaks, et ma arvan, et siis sellel on üsna hukatuslikud tagajärjed. Et see kasvatus või ütleme eetika, moraali, millest me räägime, mida justkui puudus on, et see peaks olema üks õpetuse osa, mitte et me ei pea õpetama eetikat ja moraali. Aga see, kuidas see õpilasele jõuab kohases vormis, väike lapsene läbi muinasjutu, natuke suuremal lapsele läbi lugude ja täiskasvanud ja noorele inimesele juba läbi sellise teadliku arutluse, et see on oluline. Kuidas see stimuleerib temas selliseid puhkevaid jõudusid? Ja see, et me muretseme, et me maailmal ei jõua järgi joosta. Jah, ei jõuagi. Õpetaja ei jõuagi. Et need sammud suudab õpilane ise ära teha. Ja me ei pea teda kooli hetkel absoluutselt kõike ära õpetama. Ja see on meie hirm, et kui ta nüüd ei tea, siis midagi juhtub. Kusjuures ma ei ole üldse mingi teadmiste vastane, ma õudselt hindan haritud ja tarku inimesi. Aga küsimus on, et kas selle teadmiste andmise kõrval need muud hingelised jõud saavad ka piisavalt toitu. Ja ka kehalised. Et me jätaks kõrvale ka meie keha arengut koolis. See on niivõrd vajalik, et meil oleksime terved ka füüsiliselt või ka vaimselt. Et see õpetaja, kes meie ees on, et ta suudab luua seose maailmaga. Maailm on tähenduslik. Kui palju on noori inimesi, kes mõtlevad, et kas mul on mingit kohta siin maailmas üldse. Ma arvan, et igaüks mingis elufaasis mõtleb, aga
aga enamik leiab, aga siiski on terve hulk neid, kes seda nagu väga tugevalt otsivad. Ja see on sellise õpetaja, sellise saatja roll. Ja ta roll väga tugevalt muutub, see on huvitav. Ma arvan, iga õpetaja, kes õpetab, teab seda. Et esimestes klassides õpetaja roll on midagi muud kui sellise 6.–7. klassi õpilase ees. Täiesti midagi muud kui see üleastmes. Et ka õpetajad pidevalt läbima selliseid teatavaid muundumisi, kui ta õpetab erinevates vanustes. Ja Waldorfkoolis on see pika klassiõpetaja printsiip, 6–8 klassi vähemalt minna klassiga kaasas. Ka seal tuleb ennast muuta. Et ma ei saa sellise lühikese vastusega sulle väga täpselt vastata, aga mina ei pelgaks seda, et jääb ära õpetamata. Pigem peaks vaatama seda, et kas ta saab piisavalt sotsiaalseid kogemusi, kas ta saab piisavalt kunstilisi impulsi, et ta saaks ennast väljendada. Sest meil on üldiselt see kunstiline pool sellises koolis on selline nagu, ma ütlen, selline tore kõrvaltegevus. Mul on võib-olla selline vale mulje jäänud. Võib-olla see nii on, et see peab seal nagu ka olema. Aga see on nagu kasvatuslikult nagu ülioluline. Selliste asjade väärtustamine. Ja ma leian, et siin ongi see nagu täiskasvanud lapsevanemate suhe ka, et kas nemad nagu muretsevad selle pärast nagu ja tunnevad natuke hirmu või nad pigem nagu toetavad, et ei ole nagu vajadust nagu kapata ja krahmata kõike nagu sel viisil, et nagu see tavakoolis sageli lihtsalt nagu on selline ahmamine sisse. Vanema hirm on selles suhtes nagu loomulik, et me tahame ka, et see laps leiaks selle oma tee ja et ta oleks ka piisavad oskused, et ta saaks ennast realiseerida, et see nagu loomulik, et ta saaks nendest lävedest üle, mis maailm meile seadnud on. Aga jah, et me nagu sellest hirmust ei hakkaks mingeid rumalusi ette võtma. Nagu liiga tegema mingeid asju, et see asi oleks tasakaalus. Ma tundub, et paljud need noored tajuvad isegi kuidagi, ma mõtlen praegu, et mul on nagu mitu selles vanuses last või noort kodus. Et nad kuidagi nagu lepivad sellega, et jah, me peame niimoodi selles süsteemis nagu sees olema või see õppimine käibki nii ja aga et samas kuidagi anda nagu see tunne, et ega sa ei ole nagu kohustatud samamoodi maailma vaatama, et isegi kui sa oled seal klassis ja õppimine käib teatud viisil, et sa ei pea täpselt samu nagu tundeid omama, et tegelikult tihti see tunne ju käsitab sind veel rohkem kui konkreetne õppimine või tegevus. Ja see on nagu see tüütuse tunne, et ühesugune. Selleks ongi hea, et lapsed esimesed aastad saaksid käia mingis muus süsteemis, et kui nad saavad sellesse ikka, et nad on valmis seda kõrvalt vaatama ja nägema läbi, mis seal tegelikult toimub seal tavasüsteemis. Aga selleks nad peavad saama mingisse ikka, et nad oleksid võimelised saada. Kell on 15.30, kas keegi vaatab all, mis seal toimub? Et kas on läbi, et siis kas me peame lõpetama? Sest ma sain nüüd rääkida ainult ühe motiivi nendest 3, mis ma tahtsin rääkida. Ma olen ebaefektiivne, nagu te näete. Saamatu. Ja võib ka vabalt rääkida või jagada, et nagu tundub, et ma väga pikalt ei saa enam rääkida. Et üritus peab ka ära lõppema. Kas kool ei peaks olema natuke selline ka kogukonna keskus või selline kogukonna keskne? Et kas ta ei peaks olema natuke ka vanemata selles mõttes harimine, et see lapse keskkond, õpikeskkond kujunebki kooli, õpetaja, vanema ja siis võib-olla veel see kohalik keskkond, kes panustab oma selliste kogemustega, mida mul on kohalikust keskkonnast võtta, et puutöö näiteks kuskilt ettevõttest või loomakasvatus kuskilt farmist, et vanemad, õpetaja, see kohalik keskkond, kes loobki lapse jaoks sellise kasvamise mullastiku siin. Miks mina siin loen, et oskavad ise nii hästi rääkida. Ma ütleks selle peale, et see peaks nii olema, mitte et see võiks nii olla. Ja ma ei oska nüüd teiste kohtade eest rääkida ja põhiliselt oma kooli baasil, et see vanemate edukas kaasamine on tegelikult kooli üks selliseid kõige raskemaid kohti, aga võib-olla üks kõige tänuväärsemaid kohti. Et need panused võivad olla väga väikesed lihtsalt sellest, et aega, et me osutate transportteenust.
ma olen seda elus päris palju teinud. Et aidata üritusi organiseerida. Ühel hetkel on see, et kuskil teie töö juures saab lihtsalt käia näiteks või te ise viite lapsi kuhugi. Ja see ei kuidagi vähenda nagu pedagoogi rolli selle töö juures. Pigem aitab talle kaasa. Ja kolmas on see minu meelest nagu ääretult oluline, et te saate selles juhtimises ja mingites töögruppides kaasa lüüa. Ja kui see vanemate initsiatiiv sinna taha tuleb, et siis on selles koolis nagu tegelik jõud sees, tegelik elu. Sest siis nagu kohtutakse ka selle päris eluga. Et kool, ma ei ütle, et kool ei ole päris elu, kool on väga elav koht, isegi liiga elav. Kisavad ja karjavad see. See rahulikult olla. Suvel lähed, see on hea. Vaikus valitseb koolis. Aga tõesti see, just see, mis oli, et ma saan kohtun nagu sellise päris eluga, mõtteka eluga. Väikestel lastel on see teistmoodi, mingis lõbusas vormis, suurtel lastel võib see juba täiesti mingisuguse töökogemuse või praktikakogemuse või lihtsalt külastusena olla. Et kui see õnnestub ja vanemaid siia kooli nii-öelda ka tegutsema saada, et nad oma hobisid näiteks saavad koolis välja elada. Tulla mingisugust ringi seal tegema. Mingi initsiatiiv, olgu see kas või aiandus või mis iganes tulevad tsirkust õpetavad lastele. Et siis on see side hoopis teisel tasemel ja usaldus õpetaja ja lapsevanema vahel ja lõpuks on see, et me üksteist tunneme, siis me saame ka kõikidest asjadest vabalt rääkida. Et see punkt on nagu minu jaoks nagu üks võtmepunktidest. Et kui see vähegi õnnestub ja aga selleks on vaja alati eraldi pingutust tegema. Ärge arvake, et vanemad niimoodi loomuldaselt kooli tulevad. Sageli on õpetajatel nii palju tegemist, et nad võib-olla isegi kergelt tõrjuvad. Neil on neid oma muresid nii palju, et siis tuleb üks hull veel oma initsiatiiviga. See jõuab seda kuskil, aga vanemad on ka nii, ta tuleb käib korra ära, teeb mingi asja ära, mis sellest pärast saab. Kes seda hoolitsema sellest hakkab, istutab mingid taimed aeda, keegi peab neid kastma ja need asjad tuleb kõik läbi mõelda ja see on pingutus. Aga see on jah, tõesti, see on eriline jõud, kui see kaasa tuleb. Ja siis on see tõeline kogukond. Mitte nii, et meil on seal õpetajad ja õpilased, kes omavahel pidevalt kokku saavad ja vanemad siis kuskil närivad küüsi, mis sellest välja tuleb. Et see on, ja mina olen seda kogenud ja ma usun, et sellistes koolides on see võimalus ja ma väga sooviks, et seda oleks rohkem ka kõikides koolides. Ikkagi tahan öelda, et ma ei ole mingisugune riigikooli vastane ja mul oli palju väga häid õpetajaid, et ka kõigil teistel oleks elu läheks kuidagi lahtisemaks ja see suhtlus saaks normaalsemalt toimida. Aga teatud määral see struktuur paneb piirid. Midagi pole teha, sest selline struktuuri ülesehitus on natuke anonüümne ja formaalne. Seal on omad kontrollimehhanismid, mis tulevad üldse hoopis kõrgemalt poolt. Ja otsused tehakse kuskil mujal, elu muutvad otsused, mitte siin nende inimeste poolt, kes ise tegutsevad selle kallal. Et jah, et see mudel kuigi töötab hästi väikeses koolis. Nagu meil on see väike piirkonna kool, eks ole. Aga sellele liiga vähe lapsi, liiga tasu ära. Ma arvan, et see mudel ma olen näinud väga hästi toimuvat näiteks ka 1000 lapsega Valderkoolis. Ja, ma pean silmas ka näiteks seda vanemate kaasamist. Et seda, et isa teebki korvpallitrennis ja pärast ikka poiss tahab korvpalli mängida ja tal on nagu lihtsam teha seda üks kord nädalas ise korvpallitrenni või hakata teda nagu linna viima edasi tagasi, eks ole. Kindlasti siin see ema tuleb ja teeb kunstiringi. Eriti see algfaasis siin, kus kõik on kuidagi nii isiklikult seotud, et selge siin, et kui kool kasvab, tekib palju selliseid uusi vanemaid ja kui tõesti arv läheb suureks, et nad ei saa nagu, nad ei ole selle algimpulsi juures, neil on hoopis teistsugune side. Mingi asi tõmbab neid kooli juurde, aga nad ei ole kohe seal niimoodi sisse haaratud. Nad isegi ei mäleta, mis see alguses oli. See alguse vaim kannab väga tugevasti teatud inimesi mingi aja, aga siis toimub see vahetumine. Kuidas seda ideed elus hoida, see on suur küsimus. Mille pärast me siin üldse koos oleme ka õpetajatel, et me üldse sellest oma pedagoogilisest ideest nagu ühiselt aru saame. Kui me asja erinevalt näeme, siis võib kool täiesti lõhki minna. Mingi grupp õpetajaid nagu näeb asju ühtemoodi, teine teistmoodi. See võib täiesti juhtuda. Et kuidas me hoiame elus seda oma suhet ideega, kuidas me selle kallal ka koos töötame näiteks ja teadvustame uutele inimestele, aga ka nendele vanadele, kes seal kaua on olnud. Kas me ikka ajame sama asja edasi? Või on mingid uued asjad juba tekkinud, mis oma elu elavad? Need on väga teoreetilist ja üldist juttu, et mitte üldse konkreetselt, aga minu jaoks on oluline, et selliseid pilte ka oleks olemas. Ja vaadata, kas nad elus toimivad. Ärge võtke seda nii, et nii peab olema. Nad võite seda meeles pidada ja mõelda ja vaadata, et kas või kõrvalt teiste koolide puhul või ise midagi teete, et see võib olla õige.
kas mõnes Eesti koolis on ka see olnud see võltsimise faas jõutud? Ja ei, ma arvan nagu ikkagi sellises suhtes, et ta aeg-ajalt toimub. Aga Eesti koolid, noh, Waldorf-koolide puhul need vanemad nagu meie kool ja Rosma kool saavad nüüd 25. Et ma arvan selliseid märke, et siia lähedale jõutakse aeg-ajalt siia piirini, et on ikka jah. Et kogu oma tööd nagu proovitakse ümber mõtestada ja selliseid püüdlusi on. Mõni asi siin jookseb ikka võib päris kinni joosta, et on ka arenguliselt selliseid momente koolis. Tuleb väga sügavalt vaadata otsa, et meelde tuletada, mis see meie algne idee oli ja uuesti ümber sõnastada, võib uuesti see visioon uuesti näiteks sõnastada koolile. Väärtused kirja panna, vaadata selle täiesti uue pilguga, et juba 20 aastat möödas on võib-olla ei ole paljusid inimesi, kes siin alguse juures üldse olid. Natukene rääkida kollegiaalsest juhtimisest ka. Okei, ma teen väga kiiresti. Jah. Nii, kollegiaalne juhtimine, ega selle kohta ei ole mingid väga suuri teooriaid. Seda ühel või teisel nurgal käsitletakse, kui hakata otsima sellise sõnapaarina, et eriti midagi ei leia. Töösõnaga, kuidas me oleme kõik koos, tahame midagi juhtida, kuidas see saab toimuda. Iseenesest me oleme kenad inimesed, aga väga isekad. Mina ka. Ma vahest vaatan, jube isekas. Kuidas me saame koos asju viia ellu ühises grupis, et see oleks kuidagi veel ka mingi eesmärgi nimel antud juhul siis anda haridust lastele. Et mis võiks olla see põhižest? Ja oleme üks väga armas vaatlus ühest esimese Waldorf-kooli õpetajalt Ernst Leersilt. Et ta kuidagi väga tuntud oleks, aga lihtsalt, et ta nimi kõlaks. See õpetas loodusaineid. Kuidas see kollegiaalse juhtimise põhiprintsiip võiks olla? Esimese kooli raja Rudolf Steiner eriti palju üldse juhtimisest ei rääkinud. Ta ütles ainult see kommentaarina ühes õpetajatega vestluses, et Waldorf-kool peaks olema õpetajate vabariik. Mis asi see on? Mis asi üldse vabariik on? Kas keegi teab? Respublika. Rahvariik. Kõigi asi on respublika. Nii et me oleme kõik selle juhtimisega seotud ja see tuleb sealt kuskil Rooma ajast. Me oleme juhtimisspetsialist, et ma võin siin eksida, ma loodan. Ja väga lindi peale mu rumalused. Et me oleme kõik seotud selle juhtimisega. Kui me kujutame ette, et meil on üks suur ring inimesi, oletame, et me suudame ringis istuda. Mul see kartul tuli siin. Eestlase põhikööduli. Et kuidas me need ülesanded jagame niimoodi, et meil oleks vabadus tegutsemiseks, aga samas ajas me saaks ise piisavalt tagasisidet ja oleks kursis, kuidas asju koolis aetakse. Ja nüüd väga lühidalt tehes ilma igasuguste näideteta ja suhteliselt kuivalt. Meil on kõigil olemas õigus, võrdväärne õigus osaleda selles kooli juhtimises. See on klassikaline demokraatlik printsiip. Niipea, kui me jagame ära ülesanded, anname ühele grupile inimestele, ma siin nimetasin näiteks pidude grupile, õiguse sellel aastal sellega tegeleda, siis neil tekib selle eest vastutus. Ja mingis mõttes ma annan enda õigused selles küsimuses ära sellele väiksele grupile. Ja siis igasugune demokraatia lõstab. Nendel inimestel peab selles valdkonnas olema tegutsemisvabadus oma parima äranägemise järgi. Mis ei tähenda, et nad ei peaks asju kooskõlastama, infot jagama, kokku leppima kogu selle ringiga. See on nagu kõige suurem oht selle asja juures. Et seal on, või ütleme, sellel on kaks ohtu. Üks on see, et see ring siin tegutseb. Üks inimene, võib-olla 3 inimest, kes seal vastaval tegevusalal on. Midagi toimub, paremini, halvemini. Kõik muidugi näevad, et halvasti läks tavaliselt. Ja siis tullakse kokku hakkama üks demokraatlik näägutamine. Kõigil on midagi rebase oma kohta öelda. Ja siis te võite mõelda, kui kaua see initsiatiiv siin kestab. Kui kaua jätkub nendel inimestel jõudu siin tegutseda. Et me teatud määral andes ära sellele grupile inimestele õiguse tegutseda selles valdkonnas. Me võtame endale kohustuse kanda selle tegude tagajärgi. Isegi kui nad alati ei ole kõige meeldiva. Muidugi on äärmuslikud juhtumised, midagi täiesti ebaõnnestub, et need inimesed tuleb välja vahetada või see ei ole välistatud. Aga põhimõtteliselt, kui midagi läheb halvasti, siis me kanname samamoodi terve ringina selle väikse grupi tegutsemise tagajärgi. See on nende väikeste töögruppide tegutsemise printsiip. Ja teistpidi võib juhtuda see, et see väike grupp, tunnetades oma võimu, ei anna alati piisavalt informatsiooni, ei anna tagasisidet.
ei räägi läbi kogu seltskonnaga, mis toimuma hakkab. Ja siis hakkab see võim teatud määral siuke manipulatiivse vormi võtma, kogunema väheste kätte. Seda nimetatakse oligarhiaks. No, meil need ei ole, meil on Venemaal ja seal teistes pahades riikides. Aga tegelikult meie väikestes gruppides on ka oligarhid olemas. Ma arvan, isegi perekondades on teatud küsimustes. Nüüd hakkasin mõtlema, et kes meil on oligarh. Sõltud teemast ilmselt. Ja selline terve liikumine siis oleks, et me anname piisavalt tagasisidet ja anname vabadust, et toimub siuke nagu elav hingamine selle rühma ja grupi vahel. Et inimestel on tegutsemisvabadus koos vastutusega ja siuke laiem vastutus on tervel ringil. Ja samal ajal see grupp piisavalt räägib läbi, arutab ja ta võib tuua mõne küsimusele arutelule niimoodi, et kõik saavad oma arvamust öelda. Aga lõplik otsustus võib jääda ikkagi nendele inimestele. Nad kuulavad kõik ära, et jõuda parima otsuseni. Et see on selline kollegiaalse juhtimise põhižest. Et demokraatiast ülesannete jagamisel me loome väiksed aristokraatlikud grupid. No nüüd te mõtlete, et mingid siniverelised on seal. Aristokraatia tähendab parimate valitsus. Need inimesed, kes oma alal on kõige parimad. Ma toon jälle siuke ebaõnnestunud väite, et me ometi ei hakka ju hääletama, kuidas matemaatikaõpetaja matemaatikat klassis õpetab. See tundub meile absurdsena. Aga mingites juhtimise ja elulistes küsimustes me sageli seda teeme. See on tõesti see liigse demokraatia oht. Et kui juba ülesanded on ära jagatud, siis oleks inimestel vabadus, nad saaks rakenduda oma loovust. Kas see oli nüüd sõnum, et peab alla minema? Ei olnud. Ja siis tõesti võiks nimetada, et üks õpetaja klassi eest on täielik aristokraat. Ta on suveräänne valitseja seal ja heas mõttes. Tema on see, kes selle õpetuse toob lasteni sellel hetkel. Ühel teisel hetkel teeb seda üks teine õpetaja. Ja sama võib olla ühes majandusküsimuses. Meil on üks hea majandusmees, kes asjad korda ajab ja tema on omas küsimuses suveräänne. Et noh, see nagu ideena ei olegi väga raskesti mõistetav, aga tegelikult gruppide vahel ja siin tekib väga palju küsimusi ja probleeme. Seal on isikliku tasandi küsimused, mis on üsna keerulised. Võib-olla sageli saatuslikud küsimused, kuidas me isiklikult oma vahel läbi saame. Teiseks, kuidas me korraldame seda protsessi. Kuidas me viime läbi näiteks oma koosolekuid. Tundub nagu nii lihtne. Mis see siis ära ei ole? Et seal korda hoida, kuidas jõuda õige otsuseni, mida kõik aksepteerivad. See on nii palju aspekte. Milline on meie koosoleku ülesehitus näiteks. Erinevatel gruppidel võib see täiesti erinev olla. Pedagoogidel ühesugune, majandusinimestel hoopis teissugune. Et need on need protsessid, mis vajavad nagu teadlikku tähelepanu. Ja nagu ma ütlesin, nad ei teki iseenesest. Sellised koos töövormid on kaasaegsed, võiks isegi öelda tulevikku suunatud. Ja nad tekivad siis, kui inimesed kokku lepivad. Ja see kokkuleppimine ei ole ühekordne. See on igakordne mõnes mõttes. Seda ei saavuta alati, aga mingis mõttes on mingid aspekte peame teadvustama väga sageli ja kui me ei teadvusta, siis enamasti on mingisugune jama. Ja siis me oleme väga teadvuse kohe. Et keegi mu käest küsis ühel sellisel jutuajamisel samamoodi, et kas ma olen näinud, kuidas see kollegiaalne juhtimine hästi töötab. Pidin ausalt vastama, et enamasti ma olen näinud, kuidas ta ei tööta. Aga see on nagu ääretult õpetlik ja kui see ikkagi laias laastus toimib, et siis on see väga viljakas. Et siis see annab mingi hoopis teise tunnetuse koolile. Ja kui te lähete ühte kooli ja natuke aega seal ringi käite, siis te tunnete seda heas mõttes kooli vaimu. Kuidas inimesed omavahel suhtlevad, kuidas nad lastega suhtlevad, kuidas nad vanematega suhtlevad. Et see paistab välja ja seda ei peida kuidagi. Ei isegi mingite aukirjadega medalite taha. Et see oli väga lühidalt kollegiaalsest juhtimist. Oleks seal natuke pikemalt ja paremate näidetega. Näited on tegelikult need, mis nagu elusaks asja teevad. Äkki mõne näite samu? No näiteks on spordipäev. On vaja sõita Kuutsemere veel vahest seal. Lihtsalt söödetakse välja, et ikkagi mingit mõistlikku sporti teha, mis seal Tartu sees ikka saab ka. Et ikka nagu päris lume peale minna. Ja siis on mingid vanad traditsioonid, et tellitakse buss või 2 bussi. Osad tahavad kauem mäe peal olla, need, kes on need tõelised suusatajad. Siis on need, kes tahavad seal natuke olla ja lihtsalt proovida. Siis on õpetajad, kes ei
ei viitsi seal mäe peal terve päeva olla. Ja mõne tahab ise sõita seal lõputult. Ja siis keegi nagu vana skeemi järgi tellib need bussid ära näiteks mingitel aegadel. Pooltel tuleb ühel ajal tagasi, pooltel teistel ajal. Ja siis selgub, et olukord on muutunud. Näiteks neid, kes tahaksid mäe peal olla, on peaaegu nagu kõik. Ja siis on midagi siit ära otsustatud niimoodi, et ei ole konsulteeritud. Et võib-olla vajadus oleks olnud hoopis teine. Ja siis võib mitu koosolekut järjest seal vaielda ja kakelda, kes süüdi oli, kes valesti tegi. Väga praktiline tegelikult elust võetud näide. Ja kõik kenad inimesed ja saavad praegu sõpradena läbi, kes seal ringis on olnud, elab üle. Aga jah, see protsess ei olnud nagu terve. Et oli vaja ära teha selgeks, inimene võttis endale selle vastutuse. Määral oli tal selleks ka volitused, aga see midagi siin vahepeal jäi ära. Siis selle võimu koha pealt, et kui see võim hakkab koonduma, see on üks väga huvitav fenomen. Ja see on sageli seotud just kooli majanduspoolega, see on nii naljakas. Või inimestega, kes on nagu võimupositsioonil. Et neil on seda võimalus infot oma äranägemise järgi jagada. Piisavas koguses, piisavatel hetkedel, piisavatel inimestele. Nii et see loob teatavat segadust. Ma ei tahaks, et enamasti ma ei usu, et see on isegi väga teadlik. Aga tekib mingisugune võimalus, et ma siin lähtun väga nagu sümpaatia ja antipaatia printsiipidest. Võib-olla ma meeldivamad inimestega jagan ja antipaatsematele seda ei jaga õigel hetkel. Et ma ei taha siin väga konkreetseid näiteid isegi tuua. Mõni on mõne inimese ära pärast pildi teed, siis mina olen süüdi. Aga seal on, see tekib üsna loomulikult. Tüüpiline, mis on see, kui ühed ja samad inimesed jäävad väga kauaks samasse rolli. Nad teevad hästi, nad on võib-olla omal alal mingisugune kas või samad pidude korraldus on super, aga siia ei mahu enam uued ideed kõrvale. Et kui keegi juba tahab midagi teistmoodi teha, siis öeldakse, no ei saa, et meil on siin kõik paigas juba. See on see küsimus, kas siis saab värskeid ideid kooli tulla. Et mõnes mõttes oleks hea, kui siiski toimub mingisugune, mitte sundrotatsioon, aga et aeg-ajalt inimesed proovivad ka teisi ülesandeid teistes gruppides olla. Et see on nagu väga eluterve. Mitte ei peaks olema see, et igaüks on 2 aastat ühes grupis, siis teised kõik automaatselt liiguvad. Sest inimestel on ikka selged pädevused ka, milles nad head on. Me ei pea vägisi inimesi ümber liigutama. Aga jah, kui ma lihtsalt nagu siia juurde lisada sellele skeemile ja seda aega nüüd peita, mida meile väikselt alt antakse. Et kui rääkida loovusest, et siis tasub kindlasti meeles pidada, et see, mis on nagu õpetajate toit, et see on koolitus. See on see, millest üks õpetaja, kas on formaalne koolitus, ametlikult korraldatud või ta ise õpib, see on see, millest õpetaja elab. Et seda tasub väga sügavalt läbi mõelda, et õpetajatel oleks piisavalt koolitust, mis neid inspireeriks, et nad kohtuks inimestega, kes neid vaimustaks. Et muidu on see oht, et õpetaja ka oma rolli teatud mõttes nagu kinni jääb või võiks öelda kuivetub sellesse. Ja me ei taha selliseid õpetajaid oma lastega. Et kes ise siin kooli peavad või kavandavad, et seda asja tasub nagu alati silmas pidada. Muidugi tuleb kaaluda, kui palju on raha ja kas kõik koolitused on võimalikud ja kas see antud koolitus on nagu meie kooli seisukohalt äärmiselt vajalik, aga sageli võib olla inimesel mingi koolitus, mis isegi otseselt seotud, kas või tema õppeainega ja mis siiski annab talle väga palju. Ja need on need kohad, kus meid aitab väga hästi inimeste tundmine. Sellised kogukonna pinnalt loodud koolid, et seal alguses ei ole probleem, me ilmselt inimestena tunneme üksteist. Aga kasvamise puhul see probleem tekib. Me ei oska enam hinnata, kas selline koolitus oleks näiteks ühele inimesele vajalik. Päris raske, konkreetsed juhtumid, kus ma ise olen sees olnud. Ja siis tuleb kuidagi otsustada. Et see on üks asi, mida tasuks kindlasti teha. Kui te loote selliseid gruppe, uued inimesed tulevad, rääkige omavahel oma elust. Miks te siia kooli jõudsite? Täiesti, võib-olla olete olnud mitukümmend aastat koos. Ühel hetkel istute maha, võtate teadlikult selle aja. Äärmise juhul võiks teha nii, et ühel inimesel on üks nädalavahetus. Seda on ka maailmas tehtud, ma olen kuulnud, see on väga põnev, aga me ei ole kunagi sellisel olnud.
aga kui te võtate näiteks ühele väiksemas grupis ühele inimesele ühe õhtu või ühele inimesele veerand tundigi, siis sellest juhtimisel on kordades rohkem kasu, kui te aega kaotasite ühe koosoleku võrra. Ma mõistan seda inimest, miks ta antud juhul niimoodi kas käitub või mingeid valikuid teeb. Kui ma seda ei mõista, siis see on väga suur oht kogu selle juhtimisskeemile. Mul võivad olla väga head kavatsused, aga ma ei tea, mis seal teise inimese tegelikult vajab. Ja selle koha peal ei maksa nagu muretseda, et küll elu õpetab ja need olukorrad toovad. Et seda on meile ääretult vaja. Eriti sellistele asotsiaalidele nagu mina olen. Et kui mul seda kooli ei oleks, et siis ma istuks seal oma kodus. Ei viitsi suhelda ka. Tundmatud inimesed tahavad rääkida. Võt selline kurb lõpp. Äkki veel küsimusi. Nii hull see asi ei ole, ma ikka suhtlen. Või mingeid mõtteid veel. Ma ei oska uut teemat lihtsalt üles võtta, et äkki katkeb liiga poole pealt. Kuna ma need sõnad välja käisin, vabadus, võrdsus ja vendlus. Kunagi oli koolis ärk, et mul siiani neid T-särke alles, kus oli siis need 3 võib-olla kõige enam Prantsuse revolutsioonist tuntud seda maksiimi või seda hüüdlaused vabadus, võrdsus, vendlus, need sõnad olid siin peal ja see on ühel sünnipäeval ja siis ka keskealine tõeline tugev Eesti mees nagu punnetab ja korralikult juba natuke viina võtnud, küsis, kuradi marksistid. Mis sa siis sellise asja peale teed? Et kus need printsiibid on õiged? See ala, kus tegutseb vaimuelusfäär, kus tegutseb õpetaja, seal loomulikult peab valitsema vabadus. Tal peab jätkuma õigus seal valida neid teemasid, loomulikult mõtlen kokkulepitud ulatuses, mitte täiesti suvaliselt, aga selle aine sisu konkretiseerida õpilase jaoks. See on ka nagu kunstnikul. Kui me kunstnikule ette kirjutaksime, mida ta täpselt maalima peab. Võib-olla see on sotsrealism siis või see oli omamoodi, eks loomulikult alati on kunstnikud tellimust teinud, sest nad peavad ka millestki elama. Aga siiski, põhimõtteliselt, see on see vabaduse sfäär. Ma ise nende ideede maailmast leian selle, mis nagu praegu sobib. Mul on teatud oskused ka, näiteks ma oskan pintslit käes hoida ja tunnen värve piisavalt, et see kuidagi ellu viia. See võib olla suur takistus, kui mul ei ole oskusi. See ei ole ainult kunstis, see on igal elualal. Mul nagu idee on, kuidas seda nüüd nagu lastega viia. Nagu pedagoogiline kunstiteema, pedagoogiline kunstimeisterlikkus. Ja see on õpetajate kogutoornas peaks olema valitsev. See loomulikult on ka teistes eluvaldkondades. Ma ei taha öelda, et majanduselus ühes ettevõttes ei peaks vaimuelu nagu üldse puuduma, aga ta ei ole seal esikohal. See on ikkagi see tootmine, see asja valmistamine esikohal. Aga siin tootedisain, väljatöötamine on aspekte, kus seda vaimuelu on väga tugevasti vaja. Siis teine sfäär, mis meie elus on ääretult oluline, millest ma palju rääkisin ka, tegelikult neid varjamisi, on meie suhete sfäär. Meie suhted kolleegide vahel, lapsevanematega, lapsevanematel oma vahel, õpilastega ja nii edasi. Kuidas me selle korraldame ja gruppides ka? See on põhiküsimus, just kuidas. Ja see on see koht, kus me tegelikult inimestena tahame, et meid võrdselt koheldakse. Et nagu põhiseadus tagab meile need põhiõigused, tahame koolis näiteks ka, et meie palgasüsteem oleks läbipaistev, me saaksime aru, võib-olla me isegi lepime, kui keegi saab meist rohkem palka, sageli ei lepi ka. Aga võib nii olla, et meid koheldaks võrdselt. See on see kaus tahtmine. Me oleme mängureeglites kokku leppinud riigis ja mingid seadused näiteks ja neid ka järgitakse. Ja see on inimeste vahelistes suhetes kõige olulisem. Nii et kui meil on üks selts või organisatsioon, siis me tahame, et meil kõigil oleks õigus hääletada näiteks mingites küsimustes. Me ei lähe pedagoogide tööd hääletama, aga näiteks, et kas meie selts nüüd ostab näiteks uue maja, mida Tartu Valdorf Gümnaasium tahab teha värskelt, siis see on puhas seltsi küsimus. Kõik peavad saama öelda oma hääle. Nii et need on need kohad, kus inimeste vahelise suhete ala, see on puhas võrdsuse küsimus. Ja seal loomulikult kõik, mis puudutab tööõigust ja tööõigus on väga ääretult oluline, sest me ei tahaks, et teatud inimesi ekspluateeritaks ja see on täiesti omal kohal. Et meil oleks õigus teatud ka seaduslikule kaitsele, aga kõik asutuse sisesed kokkulepped. Meil jääb palju hulga vabadust seal tegutsemiseks, aga meil peavad olema omavahelised mängureeglid paigas. Võrdsuse sfäär. Ja kolmas on siis vendluse sfäär ja mis võib tunduda kõige arusaamatu.
Rudolf Steiner oma sotsiaalse kolmeliikmelisuse välja niimoodi, võiks olla ikkagi kujundamisel, jah. Kirjeldab, et vendluse sfäär on sobiv majanduselu. Ja me siin rääkisime mingist turukonkurentsist ja asjadest. See põhineb sellele samale printsiibile, mis on alguses ettevõtte puhul. Ma saan tegelikult aru, on mingisugused asjad, mis on nendel inimestel eluks hädavajalikud. Ja kooli puhul on need teenivad funktsioonid nagu majanduspool. Mul peavad olema ruumid, need peavad olema kõetud, siin peavad olema mingisugused abivahendid lastele, töövahendid, keegi peab need muretsema. Ja me tahame, et seda tehakse hästi ja efektiivselt. Me ei taha, et keegi mingisugust jama kokku ostaks või väga loov seal oleks. Et oleks mõistlikud asjad, mis sobivad ka lastele. Aga see on just teeniv funktsioon. Nad teenivad seda õppeprotsessi siin. Protsessi ei ole hea sõnaga. Sõnana ei ole häda midagi, aga kõlab võib-olla liiga paika panevalt. Et see saaks toimuda. Ja tõesti, need inimesed teenivad selle ühe kooli põhieesmärki. See on vendluse printsiip. Ja et see meie majanduselus päris sellistel alustel ei toimi, et siin on väga palju seotud ka meie inimese arenguga, et me oleme veel faasis, kus me oleme keskeltläbi väga isekad. Aga neid märke ka sellisest sotsiaalsest ettevõtlusest ja on väga lugustavalt tekkinud. Asi pole lootusetu. Ja mis on huvitavad, selles vaimuelusfääris kehtib just konkurents. Meie lapsed lähevad sinna, kus vanemad usuvad, nad saavad hea hariduse. Mitte suvalisse kooli. Me otsime oma lastele just seda kooli ja seal on vaimne konkurents on oma kohal. Me läheme ka seda lauljat kuulama, mitte kes laulab väiksema raha eest, vaid kes meile midagi pakub hingeliselt. Me oleme selle eest nõus ka rohkem maksma. Et see on iseenesest nagu mõte, mida me tavaliselt võib-olla ei mõtlegi. Et koolide puhul on see täiesti kohane. Ma otsin sellise kooli, kus ma tunnen, ma saan oma lapsele sobiva hariduse. Aga kui ma ei saa selle eest raha maksta? See on täiesti eraldi teema, aga ma ütleks selle peale niimoodi, et see on nüüd koolielu korralduse küsimus. Meil käib ka koolis piisavalt lapsi või ütleme peresid, kellel õppemaks on, kas nad on peaaegu täiesti vabastatud või osaliselt. Ja me leiame, et laps ei peaks jääma haridusest sellepärast ilma, et tema vanemalt pole võimalik tasuda. Ja nüüd on need sotsiaalse kunsti küsimused. Kas me leiame ühe teise lapse vanema, kes on võimeline selle eest tasuma, sest kool peab ka ära elama. Või on keskelt läbi õppemaks natuke kõrgem, et saaks ka teatud hulk lapsi, kes ei saa, kelle vanemad ei ole võimelised tasuda. Et see on väga õige küsimus. Seda tuleb lahendada. Ja tõesti see oleks nagu väga halb, kui lapsed, kes tõesti tahavad kooli tulla ja vanemad, kes tahavad siia kooli tulla puhtalt ainult selle pärast ära, et sealt jääks. Või et nad ei hakka kaalu selle pärast, sest nad teavad, et nad ei saa selle endale lubada. Et nad ei saa endale lubada sellist haridust, mida nad tahaksid. See on nagu absurd. Mis on natukene julguse küsimus tulla sellest rääkima. Inimesed natuke häbenevad seda, ma pean tunnistama oma isiklike kogemuste põhjal. Keegi ei taha tunnistada, et see ei ole võimalik. Siis nagu lükatakse see mõte kõrvale. Aga et see oleks ka piisavalt siis teada sellest kogukonnas, et see on võimalik. Yes. Pääsed. Väga meeldiv oli.